No põhiline erinevus on ju Siililegi selge, see on see, et Keskerakond on igas mõttes pildil tagasi, ta on legitiimne, normaalne erakond, keda võib valida, kes tahab. Aga mul on tunne, et teised erakonnad ei ole veel selle uue olukorraga harjunud. Et see olukord, kus kõik Keskerakonnaga vastandusid ajal, kui Edgar Savisaar oli partei esimees, see tõi omakorda kaasa selle, et erakonnad muutusid sisulises mõttes üksteisega väga vähe erinevaks. Täna, kui tegelikult ei ole enam põhjust olla kellegi vastu otseselt, peaks andma rohkem inimestele põhjust olla kellegi poolt. Esiteks mina alati nagu loomu poolest toetan ja arvan, et demokraatial on nagu hädavajalik, et on mingisugune loomulik verevahetus. Isegi kui need protestierakonnad on nii-öelda ühe öö liblikad. No ma arvan, et see, kui valijal juba on selline valik, et siis ta on juba kõik hästi teinud, et kui ta mõtleb, et kas valida programmi või inimest. Et esimene probleem on ikkagi valimisaktiivsus ja valimistel osalemine kui selline. Et see nagu kodaniku kohus endale nagu pealuu sisse taguda. Erakonnad ei ole veel päris harjunud selle olukorraga, et Keskerakond on nagu tagasi poliitilisel areenil tõsiselt võetava parteina. Et mina tahaksin, et erakonnad reageeriksid sellega, et tekiks täiendav motivatsioon proovida üksteisest eristuda. Ometi ma seda eriti ei näe, et tegelikult kui neid programme vaadata, siis on pilt väga-väga sarnane.